Ma üritasin liituda 5 AM klubiga ja see läks niimoodi. I messed up. Joo rahvas, siin Ralf ning tere tulemast 14K Specialisse, episood 4. Tänases osas ma võtan teid kaasa oma peaaegu nädalasse, kus ma katsetasin sellist asja nagu 5 AM Club. Viimasel ajal ma olen üsna palju kuulnud sellisest asjast, kus edukad inimesed ärkavad väga vara hommikul, tihti juba kell 5. Väidetavalt pidi see tegema sind distsiplineeritumaks, produktiivsemaks ning igati paremaks versiooniks iseendast. Ja see pani mind mõtlema, kas see kehtib ka minu puhul. Enne kui me videoga edasi lähme, siis kindlasti smashige like buttonit. Ma loodan, et teil on siiamaani 14K Special meeldinud ning meeldib ka edaspidi. Teeme ära ka eelmise korra shoutouti. Eelmist videost meeldis mulle kõige rohkem see kommentaar, shoutout sulle, ning kui sul on soov järgmises videos shoutouti saada, siis kommenteeri siia video alla midagi lahedat, ma valin oma lemmiku kommentaari välja ning sul on võimalus shoutouti saada. Ma ise olen pigem õhtu ja öö inimene. Ma tunnen, et sel ajal olen ma loovam, pluss ma ei tea, vibe on kuidagi parem. Ja varasemalt pole ma mitte kunagi kell 5 hommikul vabatahtlikult ärganud. Okei, reisidele minnes. Ja koolis käies, tööl käies ja nii edasi. Mul ei ole kunagi põhjust olnud kell 5 ärgata. Ma olen alati ärganud 7-8 ajal. See on nice. Sa oled piisavalt vara ärganud, sul on piisavalt aega päevas ja sa lähed normaalsel ajal magama. Ja nüüd otsustasin ma teha midagi täiesti teistsugust, ehk siis ärgata täpselt punkti pealt kell 5:00. Tere hommikust. Täna plus järgmised 6 hommikut ma ärkan kell 5 hommikul, et näha, kas vara ärkamine tõstab mu produktiivsust. Ma olen nii unine. Ma tean, et kell 5 hommikul ärkamine pole midagi erilist väga paljude jaoks, aga mina isiklikult pole kunagi pidanud nii vara ärkama. Kõige varasem, mis ma olen pidanud ärkama, on mingi 6:45 ja see on ainult erandjuhtida. Seega, see kell 5 hommikul on minu jaoks väga vara. Aga mida see siis endast kujutab? Kuna ma pean nii vara ärkama, ma pean kõvasti varem magama minema. Kui ma ärkan nii palju varem, siis mu teooria on, et ma saan nii palju tähtsaid asju juba tehtud selleks ajaks, kui inimesed alles ärkavad või lähevad tööle või mis iganes. Äkki ma ei ole siis nii väsinud kogu aeg. Ja ma tunnen, et kui nii irregulaarselt magama minna, nagu näiteks üks öö lähedki mingi kell 4 ja siis järgmine öö lähed kell 1 või 12 või mis iganes. See väsitab keha. Organismil pole mingisugust rutiini. Aga mida on vaja teha, kui nii vara ärkad? Natukene hüpata. Ma olen kuulnud, et hommikul vara ärkamine, kui sa hüppad hommikul kohe vara, et siis lümfisõlmed avanevad. Ja ma tean, et võib-olla peaks rohkem hüppama. See on ka piisav, ma ei taha naabrit segada. Ma ei tea, see peaks hea olema vist. I don't fucking know. KTM, värske õhk hiitib nii vara hommikul teistmoodi. Ma olen suht unine veel, hetkel on 6 juba. Ma tegin võikut endale just. Mis mu mõte selle varase ärkamisega on, et kui mul on vaja videoid monteerida, siis cool oleks neid juba nii vara teha, et selleks ajaks, kui tööpäev reaalselt algab, on mul neid juba tehtud. Aga samas, et ka lihtsalt vara hommikul chillata ja üleval olla lihtsalt. Väljas hakkab juba vaikselt valgeks minema. Ma editin siin videot, ma teen praegu raw cut'e lihtsalt, et oleks cutitud kõik. See on video, mis props on juba välja tulnud. See on see esimene UK sõduripaki video. Ja kell on alles 8:05 hommikul ja mul on pool juba lõigatud. See on goated. Ma sain just mitte monteeritud, aga ma sain cutitud kõik. Mul oli väga palju footage'id. Video tuli mingi 10 mintsa äkki või midagi taolist. Ehk siis ma cutisin räigelt. Kell ei ole isegi 9 veel. Ja õues on nagu palju valgem juba. On väga elevil, et näha, mis nendel järgnevatel päevadel saab, sest et praegu mul oli vaja monteerida, mis oli nagu pigem siuke tüütu töö, mida võib-olla mulle üldiselt meeldib pigem rohkem õhtupoolikul teha või siis keskpäeval, aga ma ei tea, vaatab, kuidas järgmistel päevadel on. Ja kell ei ole isegi 9 veel, nagu ma just ütlesin. Kell on mingi 8:45 ja mul on chillitud, söödud, natuke monteeritud, meilidele vastatud. We good, yo. We doing good. No nii, õhtu on käes, kell on 9:30 juba. Mul enesetunne on okei. 11 paik oli väga keeruline ja ma jäin magama. Kell on 9:30, siis ma pean juba magama minema, et ma saaksin normaalselt piisavalt pikalt magada. Aga väga veider oli see, et ma olin juba kuradi 6 tundi üleval olnud, kui kell oli alles 11. See on nagu sürm minu jaoks. Täna oli tegelikult okei olla. Kui jätta välja see, et ma magasin
siis üleüldiselt päeva peale mul nagu energiat oli. Tegin kõik vajalikud asjad ära, käisime isegi väljas pildistamas ja poes ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis nagu tegusse ei oldud. Ja ma tunnen, et päev on väga pikk olnud, aga lihtsalt see, et ma nüüd pean magama minema, kuigi kell on alles 9:30, siis see tundub crazy. Aga ma üritan magama jääda, sest et ma tunnen, et mul on und. Mida teeb Ketli? Ma mängin House Flipperit. House Flipperit? Jaa. Näita oma kodu. Mäletad, ma tegin alles just suve alguses tegin siia samasse majja enda kodu, on ju? Yes. See oli mingi valge puiduteemaline. Aga nüüd ma mõtlesin teha rohelise teemalise. Puitroheline. Oota, ma lähen... Rohelist võiks isegi rohkem olla. Mingi seintel võiks olla mingi tume rohelist kuskil kohtades. Ja ma vaatan neid. Pekki küll. See on halb algus praegu. Okei. Ei, aru on saada küll. See on nagu veits rohekas. Siin on roheline ja vaibad on rohelised ja mingid aksessuaarid ja asjad on need kuldsega ja kuldne roheline ja siuke. Väga vahva. Vannituba on mul tõesti ka. Ma ei kujuta ette, et nüüd, kui ma nagu striimima peaks sellise tempoga, kuidas ja mis kelladel küll? Minu plaan oli väga lihtne. Ärkan üles, sirutan natukene, söön midagi ja siis hakkan kohe värske peaga tegelema tähtsate asjadega. Ilma vabandusteta 5 hommikut järjest, täpselt niimoodi. Et testida, kas mulle meeldib see. Tööasjad, kooliasjad, YouTube'i videod ja nii edasi. Kõik varahommikul juba ära teha, sest et ma peaksin neid nagunii päeva jooksul tegema. Why not? Teha need juba kell 6-7 hommikul ära. No, not the 6-7 show. See tuli kuidagi täiesti automaatselt. Brain rot brain. Ja kui need on tehtud, siis saan rahulikult chillida ja alles siis ärkab minu elukaaslane. Teoorias kõlas see tegelikult päris hästi, aga reaalsus on sageli teissugune. Holy shit. Nüüd ma olen väsinud. Ma just avasin silmad nagu kella 5:02. See on täiesti crazy. Ma ei tea, kas see hüppamine isegi aitab. Ma magasin nii hästi. Mul oli nii hea. Mida ma täna hommikuks söön? Mitte midagi crazy't. Reaalselt mitte midagi crazy't. Mul oli krõbinate isu, seega ma võtsin krõbinaid. Mul on siin mingisugused... Ma mäletan, mis need on. Need ei ole nööpsud, need on need mingid muud šokolaadi nagu kausikesed. Mul on 2 mandariini ja 2 kiivi. See ei ole kohe kindlasti kõige toitvam ega tervislikum hommikusöök, aga on krõbinate isu. Õues on hella külm. Väga crispy. Trent the Traveler on by the way mu üks lemmikud YouTubereid. Ma täiega soovitan teda vaadata, kui teile meeldib Outdoor Boys. Outdoor Boys ei tee enam contenti. See on naljakas, sest et ma avastasin ta umbes aasta tagasi Vlogmassi ajal. Mul oli üks osa, kus ma mingi koristasin oma tuba ja siis ma võtsin lamp mingisuguse video lahti ja see oli tema video. Ja ma olen nüüd aasta aega teda jutti väga aktiivselt vaadanud. Tal on nii nice content. Võrreldes Outdoor Boysiga tema siis reisib selle eesmärgiga, et avastada ja lihtsalt nautida loodust, mitte et survival. Ta sõidab oma minivaniga ringi, mis on tal koduks tehtud, ta on seda juba mitmeid aastaid teinud ja tal on koer ka kaasas. Ja ta content on väga palju seotud ka mängudega, et tal on ka mingisugused handheldid, gaming PC'd ja läpparid ja nii edasi. Ja siis ta lihtsalt mingi kuskil looduses teeb mingi mõnusa lõkke, võtab oma asusroo källa kätte ja lihtsalt pelab, sööb head toitu ja naudib. Kell on by the way juba 6:32. Ma vahepeal pean meelde tuletama ikkagi. Lisage Switchil mind sõbraks. Kell on saanud 9 ja mul on kõht hella tühi. Mõtlen, ma olen juba 4 tundi üle. Seega aeg on süüa võtta. I guess see on vist ainus nagu see veider asi nii vara ärkamise juures. Sul läheb kõht nii tühjaks, kuigi kell pole üldse palju. Et kui sa muidu ärkaksid mingi, ma ei tea, 8 näiteks ja siis sööd, siis sul on alles mingi 12 aeg kõht tühi. Kell on 9 ja mul on nagu, ma söön lõunasööki. What is this? Eile ma pidasin kauem vastu, aga eile ma sõin võileiba, aga võib-olla see jääb kõhtu rohkem täis või krõbinad. Aga üks asi, mis sakib praegu selle varase ärkamise juures on see, et kui Ketli magab, siis ma pean olema ülivaikne. Väga raske on olla vaikne, kui keegi magab. Ma olen nagu kõigi isa, kes lihtsalt hommikul vara, laupäeval peseb hambaid ja öögib. 2 seconds later. Ma olen täiega väsinud olnud juba viimased mingi 2 tundi. Seega on aeg magama minna ja homme hommikul ma tunnen ennast veel paremini. Päeva peale ma tundsin ennast väga lambiselt. Süke meh oli terve päeva olla. Aga homme prooviks äkki trenni teha. Äkki see annab mingit energiat juurde. I don't know. Päev 2.
done. Tööasjad, kooliasjad, YouTube'i videod ja nii edasi. Kõik varahommikul juba ära teha. Teoorias kõlas see tegelikult päris hästi, aga reaalsus on sageli teistsugune. Ma ärkasin ülesse, sõin, tegin natukene asju ja siis ma jäin diivanile magama. Ja seda juhtus nii mõningal päeval. See oli halb. Kutid, I messed up. Õues on päev. No. Lühidalt, ma jäin magama. Ma jäin mingi 8 aeg magama, magasin mingi 10 ja siis sellest saati ma olen tööd teinud. Ketli ütles mulle, et ma peaksin võib-olla hommikupoole nagu rahulikumalt võtma, aga see rahulikult võtmine jättis mind magama. Trenni ei jõudnudki. No igatahes vähemalt ma olen produktiivne olnud ja käisin pesus ära ka ja nüüd jätkan tööga, aga lihtsalt I had to let you know. Homme on ka alati päev. Homme lähme trenni. Peamine põhjus oli ilmselt see, et ma ei läinud normaalsel ajal magama. Kui sa tahad kell 5 hommikul ärgata ja sa tahad normaalselt magada saada, välja puhata ennast, siis sa pead ikkagi normaalsel ajal magama minema. Suhteliselt vara. Aga ma läksin ikka mingi 12 ajal magama, mis tähendab siis, et 4-5 tundi und. Võib-olla oleksin ma pidanud koheselt õue minema, et värskelt õhku saada, et keha ärkaks üles ja nii edasi. Aga siinkohal mängib kindlasti ka rolli kliima, sest et kui ma seda videot filmisin, siis oli külm ja pime. Suvisel ajal võib-olla peaks uuesti katsetama seda. Äkki on mõnus. Joo, see on nii naljakas. Räägin just, kuidas Oliver saatis mulle snappi, kuidas ta rääkis. Battlefield 6. Vist oli Battlefield 6 või? Battlefield 5. Ei, 6 jah. On kõige parem mäng sel aastal tema silmis. Sellisel kellaajal. Ehk siis ta ei ole ikka veel magama läinud. Samal ajal tere. We just woke up. No, aga see vara magama minemine on cooked. How can't I do it? Ma ütleks, et täna oli kõige edukam päev kõikidest nendest päevadest. Sai tööd tehtud, sai trennis käidud, sai lõbutsetud, sai süüa tehtud. We will count this as a W. Ja mul on räigelt kopp ees sellest ülivara magama minemisest. Eile ma läksin väga hilja magama toust, et mul oli eile õhtul palju asju teha. Ma ei ole üldse level praegu, et tuttu minna. Ma olen väsinud küll. Ma tunnen, et füüsiliselt ma olen nagu väsinud. Kas see 5 AM club sobib mulle? Ma ei usu. Võib-olla ma peaksin pikemalt seda harrastama, aga siiamaani mulle ei meeldi. Ja homme on ju tehnilist viimane päev. Ma mõtlesin alguses teha 5 päeva. Ma vist ütlesin, et teeb nädal aega, aga ma vist mõtlesin ikka 5. Aga homme läheks ujuma võib-olla siis ja sauna. See kõlab juba nagu plaan. Aga samas ma saan täiesti aru, miks inimestele meeldib nii vara ärgata. Hommikuti on mingisugune eriline vibe. Selline tunne, nagu sa oleksid kogu maailmas täiesti üksinda. Sa jõuad oma kohustused ära teha enne, kui ülejäänud maailm on üldse üles ärganud. Aga samal ajal, kui sa oled vabakutseline, loovisik või lihtsalt keegi, kellel on paindlik graafik, siis minu arvates on tähtsam see, et sa saaksid oma asjad tehtud, et ajastus sinule endale sobiks. Sa ei pea ärkama kell 5 hommikul. Sa pead lihtsalt oma kohustustest ja eesmärkidest kinni pidama ja tegema asjad ära siis, kui on õige aeg. Ilmselgelt alati on parem varem kui hiljem. Aga see ei tähenda, et sa pead hommikul kell 5 ärkama. Ja viimane päev, ehk siis 5. päev, ma läksingi väga hilja magama ja ma sain laupäeva hommikul mõnusalt pikalt magada ka. Arvestades, ma olin 5 päeva kell 5 hommikul ärganud, siis ärgata mingi 9-10 aeg väga mõnus. Ja laupäeva lõpetasime padelit mängides. Ja ausalt, see oli ka jälle väga nice. What? Täna on vihmane. Tere hommikust. No kell on juba 6. Ma ei tahtnud kohe ärgates filmida, aga täna hommikul oli üsna lihtne ja raske samal ajal ärgata. Miks lihtne oli? Mulle tundub, et ma olen juba vaikselt harjunud. Kohe kui äratuskell hittib, siis ma tõusen püsti, panen riidisse ja tulen siia elutuppa, sirutan ja värki. Aga miks raske oli sellepärast, et ma tundsin, ma tahaksin tegelikult kõvasti kauem magada. Täna on siis viimane päev, kui ma ärkan kell 5. Ma tegelikult hakkan seda, ma arvan, natukene igatsema. Mulle meeldib see fakt, et ma saan reaalselt nagu chillida ja siis tegutsema hakata. Ja teistel pole tegelikult veel päev alanud isegi, et nagu nii palju on aega lihtsalt. Aga mulle ei meeldi see, kui igav on üksinda hommikul ja kui vara peab magama. Kui on mingid väga kindlad eesmärgid ja peaks kogu aeg kell 5 ärkama, siis ma ei näe sellest probleemi. Lihased on jäme valusad, aga muidu on nice olla. Yes. Terve pudel vett juba alla pandud. Nii et jah, 5 AM club
väga huvitav kogemus. Aga minu ning ma arvan ka paljude teiste jaoks on kõige tähtsam see, et rütm töötaks sinuga koos, mitte sinu vastu. All right.